siis kõik küsimused, mis teil tekivad tänase ettekande ajal, on teil võimalik Q&A sektsioonis siin all lisada juurde ja seminari lõpus on meil siis planeeritud väike aeg, kus Marika vastab siis kõigile teie küsimustele ja millele ei jõua, siis neile vastame kirjalikult eraldi. Siinkohal ma annakski siis sõnajärje üle meie reaalaja majanduse programmijuhile Marikale. Nii, aitäh Anneli ja tere kõigile ka minu poolt. Et rõõm näha nii arvukat publikut ja ka minu poolt siis tänusõnad kõigile tulemast ja ettevõtlusnädalale korraldajatele siis ka seminaride korraldamise eest. Aga ja nii nagu Anneli siis ütles, et mina olen Marika Kirikmäe ja Maksu- ja Tolliametis toimetan siis andmepõhise aruandluse lahenduste juurutamise, juhtimise, koordineerimisega ja järgneva tunni vältel siis soovingi teile rääkida täna siin sellest, kuidas meie uued lahendused siis meie maksu- ja aruandluskohustuste täitmist tulevikus hõlpsamalt aitavad teha. Ütlen ka võib-olla raamiks ära, et tänane siis fookus ei ole maksuvaldkonna sisulistel nüanssidel või maksumuudatuste ja maksu sellistel määradel, vaid me räägime ja keskendumegi siis eelkõige sellele, kuidas need uued lahendused protsessiliselt raamatupidajat ja ettevõtjat aidata saavad ja kuidas kasutuselevõtt siis praktikas välja võiks näha. Ehk siis millised on ka need ootused meile, millised on ootused tarkvarapakkujatele, millised on võimalused ettevõtjatele, mis läbi nende uute andmepõhiste lahenduste siis tulevad. Ja nii, enne kui me... Ja enne kui me siis ütleme sügavamale sissevaatesse läheme, ma võtan paar minutit aega, et korraks peegeldada ka siia gruppi seda taustsüsteemi, võib-olla mingis mõttes ka taustamüra, mis siis andmepõhist aruandlust võib-olla iseloomustavad või saadavad. Et eks iga kuulaja peas saab see sõnapilv olla veidi erinev, aga ma arvan, et need märksõnad, mis puudutavad siis andmepõhist aruandlust, reaalaja majandust, ettevõtjate halduskoormust, et nendega on kindlasti meil mingisugused arusaamad ühiskondlikult juba olemas. See teema ja initsiatiiv on juba pikka aega oluline ja riiklikul tasemel, eks ju, ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vedada. Aga sellega kindlasti seostuvad ka teatud küsimused, millele võib-olla vastuseid veel nii selgelt ei ole antud, teatud võib-olla ka hirmud või ebaselged kohad. Ja Maksu- ja Tolliameti vaatest on siis ka minu eesmärk täna neid küsimusi ja teemasid siin adresseerida. Ja mitte ainult täna, aga kindlasti loodan, et see on selles mõttes siia ka seda selgust luua. Nii, ja siis läheme edasi ja vaatame tegelikult siis nende lahenduste sisse, et kui me räägime siis sellest andmepõhisest aruandlusest, mida see siis päriselt Maksu- ja Tolliameti vaatest tähendab. Et eelkõige räägime me siin siis tänases kontekstis ettevõtja halduskoormuse vähendamisest siis maksu- ja aruandluskohustuse täitmisel ja konkreetsed lahendused, mida me siin oleme uuendamas ja kaasajastamas ja uuesti läbi analüüsinud, läbi mõtestanud olema, puudutavad siis palga- ja tööjõuandmete esitamist ja käibemaksutehingu andmete esitamist. Siin teekaardil on tegelikult veel teemasid, ja ütleme, et need on kõige olulisemad ja selle tegevuste vaates oleme siis planeerinud, et me aasta pärast oleme uuendanud oma tänase TSD lahenduse ja töötamise registri lahenduse, TSD puhul siis lisad 1 ja 2 eelkõige, sellisele siis tasemele ja sellisele kujule, et me saame siis oma infosüsteemides võtta vastu standardiseeritud tehinguandmeid otse ettevõtete raamatupidamas- ja majandustarkvaradest. See on siis selline, ütleks esmases etapis tehniline võimekus, et me suudame neid sealt vastu võtta ja esmaselt siis palga tööjõuandmete lõikes ja 1. jaanuariks siis 27 käibemaksu tehinguandmete lõikes. Nüüd siin võib tekkida küsimus, et meil on ju täna ka juba olemas see masin-masin liidestuse võimalus. Neid andmeid saab ka täna juba üle XD Maksu- ja Tolliametile saata. Küll aga oleks siin oluline rõhutada, et selle andmepõhisuse taga on siis just see eeltöö ja analüüs, kus me oleme siis riigiasutuste vahel kokku leppinud, kuidas me erinevaid andmeid, milliste elementide, millise struktuuri kaudu me neid kirjeldame ja kokku leppinud ka selle tehnilise formaadi riigiüleselt, mille kaudu siis neid andmeid
saadetakse. Ja see ongi siis just see nii-öelda andmete standardiseerimise tükk, mis on meil võtnud ka tubli lõviosa sellest aastast ja eelmisest aastast, kus me siis need andmekoosseisud oleme riigiüleselt kokku leppinud. Mida see tähendab? See tähendab põhimõtteliselt ka seda, eks ju, et see, kuidas Maksu- ja Tolliametis me näiteks palgaandmeid kirjeldame, nende samade elementide kaudu kirjeldab neid ka Statistikaamet, Riigi Infosüsteemide Keskus, teised asutused. Ja kokkuvõttes siis peaksid kooruma ka välja pikemas perspektiivis veel laiemat lisandväärtust ettevõttele, sest see tähendab, et kui need andmed on üheselt kirjeldatud ettevõtte majandus- või raamatupidamistarkvaras, siis saab nende pealt täita erinevate riigiasutuste andmevajadusi. Ja me ei pea, eks ju, ettevõttena iga kord minema eraldi kanalisse, panema kokku eraldi andmekomplekti, kus üks asutus nimetab palgaandmeid natuke teistmoodi kui teine, ehk sisuliselt korjame, eks ju, sama vajadust ja sama andmestikku. Ja kui siit nüüd siis jälle Maksu- ja Tolliameti sissepoole vaadata, siis see, et me saame standardiseeritud tehinguandmeid vastu võtta, see tähendab ka seda, et ettevõtte poolelt ei peaks olema enam vajadust deklaratsiooni vormi eraldi täita ja seda deklaratsiooni koondit luua. Et Maksu- ja Tolliamet saab selle koondi siis deklaratsiooni aruande või vaate ise kokku panna ja teemegi siis seda tehinguandmete pealt, mis on siis ettevõtte majandamis- või raamatupidamis siis tarkvarast tulnud. Ja lisaks siis seda laiemat pilti, mida ma siin natuke kommenteerisin, et lõppkokkuvõttes see visioon, et kui praegu me räägime ettevõtte halduskoormise vähenemist, mis on väga hea, aga see ei peaks siis pädema või piirduma ainult riigiasutuse ja ettevõtte vahelise suhtlusega, vaid tegelikult pikemas perspektiivis siis looma ka need eeldused, et ettevõtete vahel on ka, ütleme siis, digitaliseeritus kõrgemal tasemel ja ka see suhtlus siis saab käia mööda samu formaate, kasutades neid samu andmestikke ja kokkulepitud andmeelemente. Siinkohal siis loodame ka läbi meie tehnilise valmiduse siin luua lisa sellise motivatsiooni ja alused e-arvete laialdasemaks kasutuselevõtuks. Aga nüüd paneksime siis veel täpsemalt võib-olla ette siis selle prilli, mis raamatupidajal täna ees on, kui ta raamatupidamist teeb ja maksuarvestust ja palgaarvestust oma ettevõttes või ettevõtetes siis toetab. Et kui me vaatame seda protsessilist pilti, siis täna ettevõtja või raamatupidaja tööjõu palgaarvestus toimub mingisuguses ettevõtte infosüsteemis, on see siis tarkvaralahendus või on see võib-olla mingisugune lihtsam Exceli põhine keskkond, kus siis need tehingud, arved, andmed kajastatakse, administreeritakse, kus siis raamatupidaja tegeleb kindlasti kogu selle ettevalmistava tööga, kontrollidega, parandustega ja see kõik siis kulmineerub vastavalt igakuise kas siis 10. või 20. kuupäeva vastu. Ja nendeks kuupäevadeks siis suurem osa meie ettevõtetest, eks ju meie statistikast lähtuvalt on näha, logib sisse ikkagi EMTA kanalitesse ja sisestab need andmed kas siis failide üleslaadimise teel või siis deklaratsiooni vorme täites. Et kui me vaatame näiteks siin käibemaksu andmeid, siis 45% andmetest siis tuleb üle faili laadimise, sama palju siis ikkagi käsitsi vormi täites ja seal kõrval on siis väike protsent masin-liidese kaudu saadetud andmeid ning siis üks, ütleme siis mitteresidentidega seotud ots, kus kasutatakse ikkagi paberit ja paberil vorme. Nii et suuremas osas käib just see andmete siis kontrollimine, võrdlemine, aga ka siis dubleeriv kirjutamine, eks ju, meie deklaratsioonivormidesse selles tükis ja arusaadavalt, kuna tegemist on sellise ajakriitilise protsessiga, siis kaasneb sellega kindlasti nii siis inimeste nii-öelda ülekoormus ja stress ja sama saame ka öelda meie tänaste juba vananevate süsteemide lõikes, et ka EMTA kanalid ei tööta võib-olla alati nendel kriitilistel ajahetkedel kõige optimaalsemalt. Kui need andmed on siis meile tulnud, siis me kontrollime, tagasisidestame ja järgnevad siis meie nii-öelda sisemised protsessid. Me saame ka täna öelda, et paraku lähtuvalt paljuski ka sellest käsitsi sisestamisest on jätkuvalt ka päris palju neid kontakte, mida meil tuleb luua ettevõtjatega, et
siis hilinemiste või vigadega seotud deklaratsiooniparandusi paluda, et täna neid kontakte on meile aastas umbes 100 000 ja loomulikult ka see siis tingib selle, et raamatupidajal tuleb taaskord siis teha neid muudatusi kas oma algsüsteemis ja EMTA kanalites, deklaratsioonivormides, failides või siis on läinud midagi valesti, eks ju, meile esitamisel ja seetõttu ka see on ajakulukas, ajamahukas töö, kus tuleb nende vigade parandustega tegeleda. Lisaks sellele ei pääse, eks ju, me ka EMTA-s sisse logimisest, kui me tahame näha, kas meie deklaratsiooni staatus on nüüd kinnitatud ja kas kõik on põhimõtteliselt korras või ei ole. Ja kokkuvõttes siis, kui me vaatame oma EMTA sessioonide arvu ja seda minutite mahtu, mida seal sessioonide lõikes veedetakse, siis on eks õigustatud öelda, et Eesti need ettevõtted või raamatupidajad siis kokku aastas veedavad circa 5 miljonit tundi meie kanalites. Ja kui ma siin räägin, eks ju, veedavad, siis see ei ole loomulikult meeldiv ajaveetmine, vaid see ongi siis seesama andmete sisestamine, kontrollimine, võib-olla topeltkontrollimine, parandused ja muu säärane siis administreeriv töö, mis tegelikult ju ettevõtja või ettevõtte enda juhtimise, finantsjuhtimise vaatest mingit lisandväärtust ettevõtjale ei loo. Kui aga siis vaadata sellesse tulevikulahendusse, siis see protsess, mida me sealt läbi selle uue tehnilise valmiduse soovime luua, on see, et ettevõtja ja raamatupidaja vaatest käib töö ühes tarkvaralahenduses. See on seesama tarkvaralahendus, mis siis toetab ka ettevõtja enda finantsjuhtimist ja arvestust ja palgaarvestust, raamatupidamist ja seal siis käib ühekordne, selles mõttes ühekordsete protsesside kaudu tehingute kajastamine, administreerimine, toetavad protsessid, kontrollid ja kui siis need andmed on ette valmistatud ja kinnitatud ettevõtja enda vaatest, siis saab raamatupidaja need andmed siis vajalikul ajahetkel üle masin-liidese standardiseeritud kujul ja tehingu detailsuses siis Maksu- ja Tolliametile esitada. Maksu- ja Tolliameti poolelt tulevad siis käiku sellel hetkel eks ju, ärireeglid ja kontrollid, millega me valideerime sisse tulnud andmeid ja meilt läheb siis tagasi jätkuvalt üle selle masin-ühenduse siis nii-öelda automatiseeritud protsessi tagasiside raport, staatus ja läbi selle kommunikatsiooni, kui on ka vaja midagi parandada, siis jätkuvalt ka need tegevused leiavad aset seal ühes algsüsteemis, ettevõtte tarkvaralahenduses, saavad taaskord esitatud, mis tähendab, et põhimõtteliselt see protsess võiks muutuda raamatupidaja jaoks rohkem taustaprotsessiks, nähtamatuks protsessiks ja ei ole vaja käia EMTA kanalites korduvalt neid andmeid siis kas dubleerivat sisestamas, kontrollimas või nii-öelda vaatamas. See kinnitus, et deklaratsiooni andmetega on kõik korras ja kohustus on täidetud ja aruanne on esitatud, tuleb siis nähtavale ettevõtte enda tarkvaralahenduses. Ja siinkohal siis võib-olla see küsimus on, et kui me rääkisime Maksu- ja Tolliameti vaatest sellest 5 miljonist tunnist, mis on tegelikult suhteliselt hoomamatu suur maht, siis kindlasti tasuks mõelda läbi ettevõtja või raamatupidaja enda tööprotsessi, mis aeg sealt siis vabaneks ja kui palju seda oleks ning millega siis seda teisel kujul täita saaks. Nii et võib-olla raamatupidaja saaks paremini veel toetada siis ettevõtte finantsjuhtimist ja pakkuda siis rohkem lisandväärtust ja sellist veel sisukamat suunda ettevõtjale. Aga kui minna nüüd nii-öelda praktikasse, et see kõik on kindlasti ju loodetavasti mõistlik ja kõlab loogiliselt, et me tahame ennast digitaliseerida ja tahame neid eesmärke saavutada, et mis on siis ikkagi need konkreetsed tegevused, eeldused, ootused ja võimalused, kuidas me sinna jõuame. Et Maksu- ja Tolliameti vaatest oleme läbi teekaardi natuke neid olulisemaid tegevusi juba kirjeldanud, aga kui minna siis rohkem sisulisemaks ja detaili,
siis ma olen siia kokku pannud need komplekti siis olulisematest nii-öelda ootustest meile, millega me tegeleme ja mida on siis ka näha natuke läbi nende valgusfoori märkide, et me oleme siis tänaseks läbi analüüsinud, teinud oma andmete nii-öelda revisjoni, et kokku panna siis standardiseeritud andmeelementide struktuur ja koosseis nii DST, TÖRi kui ka AMD vaatest. Ja oleme siis teiste riigiasutustega kokku leppinud, millise formaadi alusel siis neid andmeid ettevõtete tarkvaralahendustest Maksu- ja Tolliametile esitada saab. See formaat, sellesse me tehniliselt täna täielikult ei lähe, aga see on siis XBRL-GL formaat. Meil on siis tehtud need ülemised analüüsitükid, aga täna siis käib aktiivne tarkvaraarendus, et siis tehniline ja kaasajastatud lahendus, mis toetaks siis seda andmete vastuvõtuvõimekust valmis saada. Ja nagu ma siis teekaartil peegeldasin, 1. septembriks järgmisel aastal peaks see tehnoloogiline lahenduse arendus siis valmima tööjõu ja palgaandmete esitamise toetamiseks ja töötamise registreerimise kohustuse täitmiseks ja käibemaksu siis tehinguandmed tulevad 1. jaanuariks 2027. Kindlasti on siin slaidil väga oluline see 4. kollane mummu, kus me teame, et see, kuidas me siis andmeid tahame vastu võtta, see eeldab ka majandus- ja raamatupidamistarkvara teenusepakkujatelt teatud muudatusi enda lahendustes ja need muudatused peavad olema meie poolt kirjeldatud konkreetsete tehniliste spetsifikatsioonide ja nõuete näol ja need tehnilised juhendid on meil siis valmimas. See on kindlasti üks kohti, kus ma tean, et meie partnerid on ootel ja mis puudutab siis tulu- ja sotsiaalmaksu tööjõu- ja palgaandmete eest ja lisa 1-2 andmetega seotud juhendeid, need on meil praegu siis lõpuviimistlemisel ja need dokumendid siis saavad, või see komplekt dokumente siis saab avaldatud meie kodulehel järgneva 10 päeva jooksul. Seal saab siis olema see nii-öelda arendust ja põhimõtteid tausta selgitav juhend tarkvarapakkujatele. Seal saab olema siis see taksonoomia ehk siis see andmeelementide ja koosseisude kirjeldus, pluss siis ka XBRL-GL-i näidisfailide lähteandmete fail. Ja kui me omalt poolt siis need tükid, suured tükid oleme teinud, siis me suudame tagada, et me Maksu- ja Tolliametina siis standardiseeritud tehinguandmeid suudame vastu võtta otse ettevõtete siis raamatupidamistarkvarad. Kui minna siis tarkvarapakkujate juurde, kuna ma neid siin juba olen ka veidi, teemana sisse toonud, et mis on siis need võimalused neile lähtuvalt siis sellest uuest võimekusest, mis meie süsteemides tekib. Et täna on siis olemas see, ütleme, üldine põhimõtete komplekt, mis puudutab XBRL-GL-i kasutamist riiklikul tasandil riigiasutuste ja ettevõtete vahelisel suhtlusel, on olemas siis tänane taksonoomia fail, millega saab tutvuda ja Maksu- ja Tolliameti poolt on siis ka olemas ärianalüüsi tulemused nii ka AMD, DST kui TÖRi tulevikulahenduste lõikes. Tegime tegelikult ka just nädal tagasi selle infotunni ka AMD ja TÖRi tulevikulahenduste sisulisemaks tutvustamiseks ja nende materjalidega saab ka nüüd tutvuda järelsalvestust siis või ütleme siis salvestust järel vaadata meie kodulehel, mille lingi ma ka siia esitluse lõppu lisan. Aga see järgmine samm siis olekski selles, et me ERP-e siis tarkvarapakkujaid kaasame ja kutsume erinevatesse koostööformaatidesse läbi erinevate väljundite, olgu need siis ümarlauad või piloteerimise ja hiljem kindlasti ka testimise. Aga seoses siis nende juhenditega, mida me avalikustame, on meil siis oktoobri lõpus, novembri alguses plaanis ka järgmine andmepõhise DST siis spetsifikatsioonide teemaline seminar või ümarlaud, kus me siis detailsemalt tutvustame seda tehnilist nõuete komplekti ja vastame küsimustele ja lepime kokku jätkutegevused. Miks seda muidugi vaja on see 3. punkt, et tarkvarapakkujate vaatest tuleks või peaks siis nende arendusplaanidesse
ka saama see tarkvaralahenduste lisaarendus, et see ühilduks, et siis nende pakutav teenus või lahendus ühilduks siis nende riigiüleselt kokku lepitud nõuete, spetsifikatsioonide ja selle XBRL-keeli formaadiga. See on lisakulu kindlasti ERBi vaatest, aga samas tekib siis võimalus oma kliendile pakkuda täiendavat lisandväärtust oma teenuses, mis lubab siis Maksu- ja Tolliameti vaatest maksukohustusi kiiremalt, tõhusamalt täita, aga tegelikult loob ka eeldused siis laiemaks erinevate riigiasutuste aruannete kohustuse siis täitmiseks ettevõttele. Ja kindlasti on oluline siis ka silmas pidada seda, et selle lisaarenduse toetamiseks siis kulude vaatest on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium õige pea oktoobris avamas siis uut toetusvooru, kus siis saabki neid vahendeid taotleda, mis selle arenduskulu võiksid katta. Ja olles nüüd rääkinud siis Maksu- ja Tolliameti ootustest, mida meie peame tegema, olles nüüd katnud tarkvarapakkujate vaadet, siis jõuame ka ettevõtja enda võimaluste juurde, et mida see siis lõpuks ettevõtjale tähendab, et Maksu- ja Tolliamet selle tehnilise valmiduse loob ja uued lahendused juurutab, et tarkvarapakkuja siis oma teenust muudab, laiendab, sellega siis ühildada, siis ettevõtja vaatest olen siia slaidile grupeerinud sellist 4 ettevõtja profiili, mille järgi võiks siis hinnata, mida see andmepõhine näiteks DST või KMD täpselt siis tähendab ja kuidas seda siis kasutama hakata. Ja see grupeerimine lähtub siis juba 2 olulisest kriteeriumist, et mis on siis see tänane tarkvaralahendus, mida ettevõte kasutab ja teiseks, kuidas me siis täna Maksu- ja Tolliametile oma andmeid esitame. Et kui meil on täna ettevõttes kasutusel majandus- ja raamatupidamistarkvara ja me esitame juba üle masin-masin-liidese, üle tänase masin-masin-liidese Maksu- ja Tolliametile neid andmeid, siis tegelikult see uue andmepõhise lahenduse tulemine või lisandumine siia pilti suurt mõju või olulist muudatust ettevõtjalt ei eelda, sest põhimõtteliselt tarkvarateenuse või majandustarkvara siis pakkuja poolel tuleb teha teatud muudatusi formaadis, sest see tänane masin-masin-liidese formaat ei jää tööle pärast siis uue andmepõhise lahenduse juurutamist ja tootestamist. Ja kui see formaat siis muutub, et ta läheb tänasest XML-ist XBRL-keelile, siis arusaadavalt need muudatused seal majandustarkvaras teeb siis teenusepakkuja ja vajadusel saab siis olenevalt teenusepakkuja planeerimisest ja praktikatest testida seda ka kliendiga ja kindlasti on siis ka vaja hoolitseda mingil määral selliste juhendamise ja koolitusvajaduste eest, sest teatud muudatusi ka seal andmeelementide struktuuris toimub. Kui nüüd ettevõttes on kasutusel majandus- ja raamatupidamistarkvara, aga tänaseid maksustamise alusandmeid siis Maksu- ja Tolliametile esitatakse ikkagi faili üleslaadimise teel või siis deklaratsioonivormi täites, siis ma julgustaks ettevõtjat juba täna uurima oma majandustarkvara pakkujalt, millised on võimalused masin-masin-liidestuseks. Tegelikult võiks juba liidestuda ka täna. See tähendaks põhimõtteliselt, et aasta pärast, kui tuleb see järgmine masin-masin-liidestus 2.0, kus need tehinguandmed siis standardiseeritud kujul üle XT tulevad, siis oleks see üleminek sedavõrd lihtsam ja kergem. Aga põhimõtteliselt on siin pall selles mõttes ettevõtja käes, et võib juba uurida, kuna teenust või lahendust ju täna juba kasutatakse, et mis siis takistab ka täna juba seda masin-masin-liidestust kasutamast. Ja kindlasti sellel muudatusel on oma protsess ja mõju ka sisemiselt, kuna see tähendab, et raamatupidaja töövoog ka muutub ja personal vajab ka juhendamist ja lisa sellist koolitust, võib-olla ka testimist. Me oleme siia 3. gruppi eraldi igaks juhuks välja toonud ka välismaise raamatupidamis- või majandustarkvara kasutavad ettevõtted, võib-olla sellest vaatest, et on võib-olla, ütleme siis, väiksem tõenäosus,
et rahvusvahelise kontserni välismaist tarkvara kasutav ettevõte hakkaks siis vastavalt Eesti riigiasutuste spetsifikatsioonidele seda tarkvara muutma. Samas neid rätseplahendusi tehakse ja ma arvan, et siinkohal on oluline võib-olla siis vaadata just seda tasuvust, et kui suur see halduskoormus täna on, et kui palju siis veedetakse täna ikkagi seal EMTA kanalites aega, et neid faile ja deklaratsioonivorme täita ja uurida teiselt poolt siis, kas sellel tänase tarkvaralahenduse haldusarendustiimil on seda valmidust ja eeldusi üle minna siis Maksu- ja Tolliameti näiteks andmepõhisele TSD või KMD või TÖRi lahendusele. Siinkohal oleme ka siis kindlasti avaldamas inglisekeelseid juhendmaterjale. Nende valmimise aeg on veidi hilisem, aga me siiski eeldame, et novembrikuu jooksul saavad ka need meie välisveebi üles. Ja kui me räägime siis neljandast grupist, siis põhimõtteliselt ettevõtjast, eeldatavalt pigem siis väike või mikroettevõtjast, kus ei ole, eks ju, täna sellist suuremat tarkvara lahendust raamatupidamise finantsarvestuse toetamiseks, et seal pigem siis Excel või selline sarnasem Exceli põhine lahendus, mille kõrval siis andmeid esitatakse EMTA kaudu Maksu- ja Tolliametile, kas siis deklaratsioonivormide või faili näol, siis siinkohal on ehk õige nentida, et jah, andmepõhise aruandluse selline suurem efekt ja tasuvus õigustab end eelkõige suuremate mahtude korral, aga siiski tasuks ka turul vaadata, milliseid erinevaid tarkvarateenuse pakkuja lahendusi on, mis ka väikeettevõtjad või mikroettevõtjad toetavad, sest Exceli riskid ja selline käsitsi töö, ma eeldan, ei meeldi mitte kellelegi ja selles mõttes on vast iga ettevõtja, olgu ta suur või väike, strateegiline selline suund oma protsessi ikkagi tõhustada ja digitaliseerimise poole liikuda. Riigi poolt ka siin mainin ära, et e-arveldaja on jätkuvalt ka üks siis pakutavatest taskukohastest lahendustest sellise väike- ja mikroettevõtja toetamiseks ja nad on ka osa siis sellest reaalaja majanduse ja andmepõhise aruandluse initsiatiivis kaasa olevatest asutustest ning selle ütleme siis arendussuundadega tuleb või võiks ennast kindlasti ka kursis hoida, sest ka seal siis lisandub või peaks lisanduma aja jooksul veel selliseid täiendavaid automatiseerimise võimalusi. Nii, aga siinkohal oleme ka kokku pannud ühe sellise välkküsitluse siia Zoomi, mille siis palun ka kohe kolleegil Annelil ka teie ekraanidele kuvada, et huvi pärast lihtsalt nii-öelda kraadida või mõõta. Meid on siin täna ka päris tubli hulk, et millise grupiga tänasel koosolekul siis osalevad ettevõtjad või ettevõtjate esindajad end samastavad. Need andmed on lihtsalt indikatsiooniks, me saame ka seda üldpilti siia kuvada, need on selles mõttes anonüümsed, et me ei tea, kust nad tulevad ja me ei kasuta ka neid mingil muul eesmärgil. Aga kui teil on mahti, siis võtame selle minuti ja saate siis ka siin anda märku, millisesse gruppi te kuulute. Ja küsimus ongi siis, et kuidas liiguvad täna minu ettevõtte andmed siis tööjõu ja palgaandmed, käibemaksuandmed Maksu- ja Tolliametile. Kas kasutame raamatupidamistarkvara ja esitame XD ehk siis masin-liidesega, kasutame tarkvaraga, laeme faili üles, kasutame tarkvaraga, täidame deklarivormi käsitsi või siis, eks ju, kasutame pigem Excelit või sarnast lahendust ja esitame siis andmed EMTA-s. Kindlasti on päriselus kombinatsioone, kus kasutusel on mitmed kanalid, aga siin võiks siis lähtuda sellest nii-öelda esmasest esitamisest, et võib-olla parandusi tehakse läbi erinevate kanalite, aga võtaksin selle minuti ja kutsun teid siis vastama.
nii, mulle tundub, et kõik, kes on tahtnud vastata, on nüüdseks ära vastanud juba. Et kellel on viimane klikk panna, siis viimased mõned sekundid ja ma panen selle nüüd kinni. Nii, aitäh, Anneli. Ja teeme vast nii, et sa panidki juba ette. Kena, et mida me siit protsentidest näeme, et see kinnitab ka meie sisemist arusaama, et kõige populaarsem on faili siis CSV ja muude formaatide siis üleslaadimine EMTA-s ja masin-liides. Enne tuleb veel deklaratsiooni täitmise vorm, mis on veidi siis nii-öelda populaarsem kui masin-liides selles grupis siin ja Exceli lahendus siis 5 vastajat, enam-vähem sama palju. Aga aitäh kõigile vastamast. Hea indikatsioon. Nii, aga siis liigun ma edasi järgmise ploki juurde ja sinna me oleme siis kokku koondanud tegelikult valiku küsimusi, võib-olla teemasid, mis kindlasti ülerõhutamist väärivad. See ei ole terviklik nimekiri. Me andmepõhise aruandluse kodulehel oleme uuendamas ka seda korduma kippuvate küsimuste plokki. Sinna tuleb rohkem teemasid, aga olen siis ühe valiku ka siia tänaseks teinud ja loodan, et see võib vastata siis nendele küsimustele, mis selle lahenduse juurutamisega veel kaasas käivad. Et ikkagi, mida siis täpselt raamatupidaja näeb, kui need uued andmepõhised lahendused kasutusele võetakse? Et ühelt poolt, nagu ma olen siin paar korda siis välja toonud, et eelkõige loodetavasti näeb raamatupidaja oma majandustarkvara ekraane ja süsteemi, kus ta siis töötab nii, et ta ei peaks käima EMTA kanalites, ehk siis need tehinguandmed, mida ta seal haldab, administreerib, kontrollib. Need ongi needsamad, mida ta siis edastab, kui nad on nii-öelda valmis Maksu- ja Tolliameti edastamiseks ja ta ei pea käima siis meie kanalites. Samas meie kanalid ei kao ära, et nad jäävad siiski avatuks. Kasutajaliidesed ja need vaated, millega siis raamatupidaja võib-olla täna harjunud on, et muutuvad. Uusi prototüüpe meil praegu näidata ei ole. Prototüüpide valmimise aeg on järgmise 4 kuni 6 kuu jooksul. Ja kokkuvõttes võib-olla see praktiline muudatus, mida ma ikkagi siin korduvalt rõhutan, on see, et liigume sinnapoole, et see riigi ja ettevõtja suhtlus oleks äärmiselt selline nähtamatu protsess ja ettevõtja ja raamatupidaja tegutseks ainult oma lahendustes. Ja see siis looks ka parema eelduse, ütleme sellel suunal, et ettevõtja suhtlus ka jätkuvalt siis digitaliseeruks ning siis me näeks halduskoormuse vähendamist veel siis suuremal skaalal. Järgmise küsimusena olen pannud siia paar andmetega seotud teemat, mis kindlasti ka kõigile väga olulised on. Et kas on võimalik siis see, et Maksu- ja Tolliamet tuleb siis ettevõtte tarkvarasse andmeid kuidagi pärima või võtma? Vastus on ei, andmed on ettevõtja vara ja ettevõtja siis ise otsustab, mis ajahetkel ta need edastab ja autoriseerib siis selle andmete masin-liidese kaudu edastamise Maksu- ja Tolliameti süsteemidesse, et automaatselt need tehinguandmed meile ei jõua, et kõik need protsessid, mida raamatupidaja peab tegema eelnevalt, et teha oma kontrolle, administreerida, vaadata üle, võib-olla teha muudatusi, parandusi. Need ei jää või ei tule meie süsteemidesse kuidagi automaatselt, vaid ikkagi läbi selle otsuse, et me edastame need nüüd Maksu- ja Tolliametisse. Samamoodi võib ehk küsimuseks olla, et kas me siis hakkame koguma rohkem andmeid kui varem. Ei, on ka siin lühike vastus. Andmete koosseis ja detailsusaste jääb suuresti samaks. Me kogume maksustamiseks vajalikke alusandmeid ja me oleme tegelikult selle analüüsi etapi käigus või nii-öelda sellise revisjoni käigus ka vaadanud kõik andmeväljad üle, et vaadata, kas me kogume kuskilt midagi topelt, millest me saaks loobuda ja mingeid väärtusi, näiteks täiesti väljamakseliikide lõikes võib tuua näite, on ka nüüd vähendatud. Küll aga mida me näeme, et kuna me kogume tehinguandmete tasemel
andmeid, siis see maht selles mõttes suureneb. Nagu öeldud varem, siis me paneme ise tehinguandmete põhjal selle deklaratsiooni vaate kokku. Korraks tulen tagasi siis ka selle XBRL formaadi juurde, et mis see siis ikkagi täpselt on ja kes siis ülesseadmisest nii-öelda vastutab, et tegemist on XML põhise sellise majandustehingute info vahetamise vorminguga ja selle siis võtavad kasutusele riigiasutused, sealhulgas Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet ja nagu mainitud, siis me siis omalt poolt tagame selle võimekuse, et selles formaadis saadetud andmeid suudame vastu võtta, töödelda ja tarkvara pakkujad siis oma tarkvarades võiksid selle võimekuse omalt poolt siis arendada, et mainitud formaadis saab nende lahenduste kaudu siis andmeid meile edastada. Seega see arendusvajadus ja arendused on siis eelkõige toimumas riigiasutuste nii-öelda infosüsteemides lahendustes ja teiselt poolt siis majandustarkvara pakkujate siis lahendustes. Ettevõtja vaatest, ettevõte ise siis eelkõige peaks vaatama, kuidas seda lahendust juurutada nii, et see protsess oleks siis uuendatud ja personal, raamatupidaja vastavalt siis ka juhendatud ja koolitatud. Kas andmepõhine aruandlus on seotud ainult Maksu- ja Tolliametiga? Olen ka seda siin veidi juba avanud, aga põhimõtteliselt siis lühidalt öeldes on see, eks ju, palju laiem initsiatiiv ja see lisandväärtus, mida me pikemas perspektiivis nii-öelda taga ajame, on see, et nende samade siis andmeelementide komplektide pealt, mis siis seal ettevõtte tarkvaralahenduses on võimalik siis täita erinevate riigiasutuste andmevajadusi ja nii me saame siis rääkida sellisest kumulatiivsemast mõjust ja kasust, kus tõesti meil ei ole vaja ühel ajahetkel teha aruandlust Maksu- ja Tolliametile ja siis natuke samasuguseid andmeid esitada Statistikaametile ka teises kohas ja teisel ajahetkel või Finantsinspektsioonile ja nii edasi. Et see on siis just see andmevajaduste või standardiseeritud andmete lisandväärtus, kus me ütleme, et me sama loogika, sama struktuuri ja sama formaadi järgi neid andmeid siis saame edastada. Ja siis viimasele slaidile või eelviimasele slaidile olen pannud ka kindlasti selle olulise küsimuse ikkagi, et mis siis see kulu on, mis kaasa tuleb selle andmepõhise aruandluse kasutamisega. Et ettevõtja vaatest on eeldus, et me kasutame majandustarkvara. Kui see juba täna kasutusel on, siis tegelikult, nagu ma enne peegeldasin, see üleminek andmepõhisele aruandlusele olenevalt sellest, kuidas me seda tarkvara täna kasutame, oluliselt seda kulupilti muutma ei peaks. Pigem on siis need ettevõtjad, kes täna tarkvaralahendust ei kasuta ja ikkagi selle otsuse või valiku teevad, siis nende jaoks muidugi see üleminek siis nii-öelda Excelist või analoogsest lahendusest rohkem sinna digitaliseeritud lahenduse poole. Sellega tuleb siis loomulikult kulu kaasa ja selle hinnastamiseks ju määrab tarkvaralahenduse pakkujate turg ja sealt tuleb siis otsida ka endale sellist kõige sobivamat ja mõistlikku lahendust. Majandustarkvara pakkujate poole pealt ma juba rääkisin, eks ju, et kindlasti julgustame vaatama MKM-i siis kodulehekülge, reaalajamajanduse kodulehekülg, kus toetusmeetmete alt saab seda viimast ajakohast infot nende vahendite ja toetuste kohta, mis seda lisaarenduse kulu katavad. Kui see küsimus nüüd teistpidi keerata, võib-olla siin algusesse tagasi minna, kui me rääkisime seal sellest 5 miljonist tunnist, mis EMTA kanalites aasta jooksul ikkagi ettevõtjatel kulu. Et kui palju siis nendest tundidest on konkreetselt teie raamatupidaja tunnid ja kui palju aega te sealt saate siis säästa. See võiks siis ka tuua selle vastuse, millise kulude kokkuhoiu või protsessi tõhustamise siis iga ettevõtte enda jaoks siit sellest uuendlahendusest kaasa saaks võtta. Ja võib-olla selle küsimuse ma selles mõttes jätakski siin vastamata,
sest ma loodan, et iga ettevõte saab siis seda ka oma vaatevinklist peegeldada ja kaasa võtta. Ja sellega oleme jõudnud siis tänase esitluse lõppu, aga küsimuste jaoks jääbki piisavalt aega ja kindlasti julgustan siis kõiki tulema meie andmepõhise aruandluse kodulehele, kus saab siis liituda meie uudiskirjaga, kus saab tutvuda siis täpsemalt sisu poolest siis TÖRi KMTD Eesti tulevikulahenduste esitlustega, kuulata salvestusi ja kui on siis infotunnid tulemas või erinevad ümarlauad, siis see registreerimise info on seal samamoodi nähtav. Ja mainisin siis ka seda reaalajamajanduse kodulehekülge, eelkõige siis toetusmeetmete suunal, et oktoobris avaneb uus toetusvoor. Info peaks seal ka juba olemas olema, et julgustan ka siis sinna vaatama. Nii, aga sellega on praegune esitlus minu poolt tehtud, et Anneli, vaatame küsimuste alla. Ja, aitäh Marikale. Meil on nüüd saabunud siin mõned küsimused. Et esiteks uuritakse, et kui kaua peale 1. jaanuari 2027 aastal saab esitada veel XML-failiga nii KMD kui VD deklaratsioone, et kui pikk see ülemineku aeg on? Ja, et EMTA kanalid jäävad selles mõttes lahti. Me ei ole sinna sellist kuupäeva pannud, et praegu, mis nii-öelda tööle enam ei hakka 1. jaanuarist, on see masin liidese tänane formaat. Et kui me täna esitame faili üleslaadimise kaudu, siis ma arvan, et me 27, 28 vast kindlasti seda faili üleslaadimist ka jätkuvalt toetame. Lihtsalt võib-olla suurema konteksti mõttes, kuna me oleme teinud selle otsuse, et me praegu võtame suuna digitaliseerida ja minna just selle andmepõhise lahenduse poole, siis võib lihtsalt olla, et meie enda kanalites nad on oma vaadetelt olemuselt lihtsamad, eks ju, investeeri nii palju sinna kasutaja mugavusse, ilusatesse nii-öelda värvidesse, et see mõte on, et loodetavasti eelseisvatel aastatel me suudame nagu selle nihke teha ja minna, eks ju, vähem kasutama neid nii-öelda käsitööd hõlmavaid kanaleid. Aga jah, küsimusele konkreetselt vastates, et seal praegu sellist lõppkuupäeva meil pandud ei ole. Esialgu jääb kindlasti lahti ja kui sealt tuleb nüüd lõppkuupäev, siis seda me kindlasti väga ajakohases raamis ka kommunikeerime ja välja ütleme. Siis küsitakse, et kas ja mis muutub väikeste raamatupidamist Excelis pidavate ettevõtjate jaoks, kes osutavad teenust projektipõhiselt ja esitavad võib-olla 1-2 suuremat arvet kuus, et kellel ei ole väga mõtet tarkvara eest maksta. Jah, me võime kindlasti võib-olla sellesse nagu stsenaariumi või gruppi või profiili eraldi sisse vaadata, et nii nagu ma ka arvasin, et tõenäoliselt see tabel, mis meil siin oli mingil määral, eks ju, lihtsustus. Aga need EMTA kanalid, ma eeldan, et täna kasutatakse siis EMTA kanalid, et need me ka kinni ei pane, et need jäävad avatuks ja tõepoolest siin on see küsimus, et kas meil on kasu nendest tarkvara lahendustest, mis turul just suunatud on selliste väikeste mahtude toetamiseks. Ma ei tea, kuidas selle konkreetse küsija jaoks töötaks e-arveldaja lahendus või mitte. Aga põhimõtteliselt need kanalid jäävad, eks ju, avatuks. Ja nende kasutamist me selles mõttes kuidagi kinni ei keera. Siis on siin paar KMD teemalist küsimust, et üks on siis, et millal andmepõhise KMD tehnilised juhendid võiksid ilmuda? Jah, KMD siis tehnilised juhendid peaks tulema 2026. aasta alguses. Ma eeldan, et kõige laiemalt võiks siis öelda esimese kvartali jooksul, aga me kindlasti ei sihi mitte 31. märtsi, vaid ikkagi pigem veebruarit, jaanuari lõppu veebruarit. Et mõte on, et meil oleks ikkagi need juhendid ja ka see komplektmaterjali pea aasta enne siis tootestamist väljas ja avalikustatud. Ja siis
tehingupõhisel KMD lähenemisel siis kas uueks piiriks saab siis 0, et kaob ära see 1000 euro alampiir? 27. aastaks ta kindlasti veel ära ei kao. Et ma ütleks, et meie, ütleme siis see õigusloomeline keskkond ei ole ka selles ajajoones kindlasti teemaga nii-öelda piisavalt kaugel. Ja ütleme pikema visiooni suhtes ma praegu võtaks selle küsimuse kaasa oma käibemaksu siis nii-öelda teenusejuhile. Aga lühike vastus on, et ei kao alguses kindlasti mitte. Siis siin juba tulevikku vaatavad küsimused, et kas on võimalik sama lahendust kasutades ka aruannete automaatne koostamine ja esitamine äriregistrile? Ja ma igaks juhuks selles mõttes äriregistri poolt detailset vastust võib-olla anda ei saa, aga minu arusaam on jah, et ka äriregister, nad on ka osa andmepõhise aruandluse siis ütleme projektist ja arendustest ja tegelevad samamoodi samadest formaatidest, põhimõtetest, struktuurist lähtuvate töödega, et meil oleks siis samade andmete pealt võimalik ka neile aruandeid esitada. Ja kas selle arendusega teatud statistika aruannete esitamine kaob ka ära? Ja konkreetselt see komplekt tegevusi, mida ma täna siin selgitasin ja mis on siis ütleme selle järgmise aasta septembri ja 27. aasta alguse suunaga. Siin me räägime eelkõige, et me uuendame, eks ju, ära selle, kuidas saab esitada nüüd tööjõu ja palgaandmeid ja käibemaksuandmeid. See etapp, et me saaks neid samu andmeid, eks ju, Statistikale ametile esitada, on Statistikaameti enda juures töös. Ja võib-olla siit kooruks välja see jätkutegevus, ma ei tea, järgmiseks infotunniks, et vaadata, kuidas kõik need aruandluslahendused siis koosmõjus ettevõtjat aitavad. Et ka siin ma ütleksin, et jah, see on see eesmärk. Praktikas ütleme seda teekaarti, mis peegeldaks kahe asutuse vaadet. Ütleks, et selle peaksime veel Statistikaametiga üle täpsustama. Kuidas ja millal see siis ütleme sünkroonsus ka tekiks. Ja siis sellised üldisem küsimus, et miks riik ei arenda API ühendusi oma süsteemidele, et ettevõtja saaks olla valikutes vabam ja paindlik? Ja võib-olla küsija saab täpsustada täpselt, millist paindlikkust või vabadust ta silmas peab. Et eks riigi või avaliku sektori asutuste infosüsteemide kaasajastamine nõuab teatud tehnoloogilisi, arhitektuurilisi otsuseid ja eks ju, kus me saaks tagada esiteks selle andmete turvalise edastamise, saaks tagada selle, et meil oleks ka süsteemide nii-öelda kriisivalmidus ja jätkusuutlikkus tagatud. Ja kuna ma ise, eks ju, ei ole IT-arhitekt, siis ma võib-olla seda API otsa nii detailselt siin kommenteerida ei saa. Võtan selle küsimuse selles mõttes kaasa. Aga ma eeldan, et need valikud on jah tehtud lähtuvalt nendest, ütleme, erinevatest nõuetest ja vajadustest, mida silmas tuleb pidada. Ja siis siin on natukene vist meie teemast kaugemal olev küsimus, et miks peab tegema sellest aastast Töötukassa taotluse, et saaks deklareerida osalise töövõimega inimese sotsiaalmaksutoetust, et see vist ei ole nagu meie ampsuva. Jah, et sellele küsimusele ma kahjuks paraku oma rollist lähtuvalt tõesti vastata ei oska, aga võtan kaasa ja uurin meie tulu- ja sotsiaalmaksu teenuselt, kes kõige paremini sellele vastata saab. Et need küsimused, mis siin on, et Anneli ja mina võtame need kindlasti kaasa, et nad ei kao siit ära. Nii, sellega said kõik seni esitatud küsimused nüüd üle vaadatud. Et kui kellelgi on veel mõni küsimus, siis praegu on täpselt õige hetk see ära esitada. Muidu ma siin kasutaks väikseid reklaamiminuteid, et kes on
Tallinnast, et siis on võimalik ka Tallinna ettevõtluspäeval Marikat ka laivis kuulata ja teisipäeval kell 9 hommikul oleme seal täiesti rääkimas samal teemal ja siis on võimalik võib-olla pärast Marikaga ka fuajees jätkata natukene detailsemat vestlust, kui on mingid spetsiifilisemad küsimused. aga nagu Marika mainis, siis meie kodulehel on palju infot ja võib meiega julgelt ühendust võtta, kui tekib mingeid küsimusi. Tundub, et praegu rohkem ei ole küsimusi. nii et siis saame, nüüd tuli, et tarkvaraarenduse toetusmeetmed, et kas nende kohta tuleb ka info sinna uudiskirja? ja see sektsioon, ütleme uudiskirja mustand on meil kenasti valmis ja see ots on seal täiesti olemas. Ja tõesti, seal on, kui ma ei eksi, siis kas seal oli nüüd 4 või 5 erinevat meedet. Üks on suunatud väikeettevõtjatele digitaliseerimise toetamiseks ja ülejäänud siis just olemasoleva siis tarkvara kaasajastamiseks, täiendamiseks, arendamiseks, lisaarendusteks. Et selles mõttes on nad otseselt siis seotud selle andmepõhise aruandluse juurutamise või valmiduse suunaga. Aga info tuleb uudiskirjaga selle kohta. Et siis liituge kõik meie uudiskirjaga, et selle seminaril osalejatele pärast saadame ka kõik meie need kodulehe info ka, kust saate seda lisainfot ja saate ka uudiskirja kohta uurida. Nii, aga tundub, et siis pakilisemad küsimused on vastatud. Et suur aitäh kõigile osalemast, suur aitäh Marikale. Ja aitäh kõigile. Tuli veel viimane küsimus tuli veel viimasel hetkel, et kas välismaine IT-arendaja saab ka toetust? Jah, õige küsimus, ja seda küsimust olen ka Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga uurinud ja see esmane vastus oli ikkagi, et see toetus on eestimaistele ettevõtetele. See on ka üks põhjus, miks seal slaidil läks välismaise arendaja puhul, et kuivõrd seda valmidust ja ressurssi seal on ja kuivõrd see ennast ära tasuks, eks ju, seda investeeringut teha, sest riigi poolt nad ei kvalifitseeru minu teada selle toetuse taotlemiseks. Just, aga nagu mainisime, et siis saab meile ka kirja teel veel küsimusi esitada ja katsume oma selle kodulehekülje võimalikult informatiivselt ja siis kõikide küsimuste vastused ka sinna paigutada. Suur aitäh kõigile. Siis lõpetame tänase seminari ja head ettevõtlusnädala jätku teile. Ja head päeva kõigile.